Tere päevast, minu nimi on Enn Rand ja natuke ootamatult mulle tuli see, kui ma kuulsin, et ma olen siin seltskonnas täna rääkimas hobustest, aga pole hullu, saame hakkama, see 20 minutit ei ole midagi, võib rääkida tundide viisi. Ise ma olen pärit Pärnumaalt ja pean ka siis kõigele muule lisaks oma vanavanaisa poolt rajatud talu, mu abikaasa on ka siin, koos tegeleme ja valdav osa ajast kulub turismitööle ja turismiteenuste pakkumisele, aga ka aretusega, hobuste aretusega oleme tegelenud ja tegeleme ja siis ratsateenused ja praegu on 15-16 hobust, kes kõik käivad ees ja ratsa, et siis selliste asjadega tegeleme. Ja siis tänane päevateema ongi siis ju loomad ja talukultuur ja siis ma kasutan võimalust, et neid enda kogutud mõningaid fotosid siin näidata ja juttu juurde rääkida. Ma pean vabandama, et see on mu esimene PowerPoint, et see on suht primitiivne välja kukkunud, et mu abikaasa on varem kõik need ära teinud. Aga alustame siis, et ma siin panin, see on mu primitiivne PowerPoint, aga ma usun, et fotod on lahedad. Et mis siis on selle tänase teemaga haakuv, et kui me räägime taluloomadest, Eestis on oma 3 ohustatud hobusetõugu, Eesti hobused, Eesti raskeveohobused ja toritõugu hobused, sellest kõigest on juba ka siin juttu alt täna puudutatud. Siin nüüd konkreetselt, miks mul see pilt meeldib, et vaade ühele raskeveohobuse karjale, see kari kuulub kõige suuremale Eesti raskeveohobuse kasvataja Andres Suppile Ida-Virumaal ja see on mõni aasta tagasi tehtud siis, et see märakari on siis seal tahapoole valgunud, nad olid tegelikult veel natuke laiemalt, aga milline idüll, kellele see ei meeldiks? Ja kui me räägime nüüd Eesti raskeveohobusest, siis neid on tegelikult ainult 350 hobust siin ja täiesti ohustatud tõug, aga ka aretatud tõug siis kohalike hobuste ja ardennitõugude hobuste baasil. Aga meie enda tõug ikkagi jälle. Siis siin paar ilusat pilti, et siin minupoolne, siin on Eesti hobuste kari tormamas, see on härra Heino Kallase karjast tehtud foto Saaremaalt ja seal parempoolne slaid, siis toritõugu hobused kihutamas Pärnumaal Andres Kallaste ja Krista Sepa farmis. Et kui siin ka lauludest on räägitud ja luuletustest, siis see parempoolne pilt meenutab just ühte Voldemar Kuslapi pilti, et Alja Laasal sööb kari hobuseid ja neid oma vari kohutab ja ehmatab, et siin ma paningi pealkirjaks, et selline rõõm vaadata, nad kappavad ka rõõmuga, teinekord et enda rõõmuks ja inimeste rõõmuks, aga ka hirm, mis ajab hobused jooksma, iga krõbina peale võivad hakata kihutama, aga vaade missugune. Ja siis nendest 2 tõust rääkida, siis Eesti tõugu hobuseid meil on 2500 ringi Eestis ja toritõugu hobuseid 1200, et siis need 3 tõugu. Aga kui me nüüd lähme konkreetsemaks ja millest minu arust üldse saab alguse meie talukultuur või meie endaks olemine ja mis me räägime üldse oma ohustatud tõugudest, kes me üldse sellised oleme ja siis ma arvan, et kõige tähtsam, et meil ei oleks mitte midagi, meil ei oleks meie talusid, kes me üldse mingit identiteeti, kui meil ei oleks oma kaitset ja hobune on olnud rohkem tegelikult, kui me eelmiseid piltegi nägime, et siis härjad ja lehmad käisid ees, tehti tööd, siis hobune on olnud ikkagi Eesti mehe selline truu kaaslane sõjateedel, neid on olnud lõputult küll Vene tsaaririigi koosseisus ja varem igasuguste teistega koos ja rääkimata päris vanadest aegadest, aga siin on, te ju kõik teate ilmselt, et Eesti Vabariigi ajal oli Tartus oma ratsarügement ja siin
mu lemmik, üks piltidest mu enda vanaisa siin ratsarügemendi poisina ja parempoolne pilt on siis 4 aastat tagasi, kui me hobusekasvatajate seltsiga avasime seal, üks nendest tallidest on veel Tartus Raadil Kasarmu tänaval järgi, seal tegeleb üks ratsakool praegu ja avasime praegu on seal riie peal ühe mälestustahvli torihobusele ja ratsarügemendi poiste mälestuseks ja hobusekasvatajate seltsi auks. Ja siin, kui see pilt on tehtud nüüd 30-31, siis ime, sinna sõitis autoga, lasin ennast kohale pööratada, mul ei ole selle härrasmehe nimi meeles, tema teenis sealsamas 32-33. Ja siis see oli hämmastav, hästi külm ilm oli, aga see härra oli täiesti, vaadake, sirge ja tugev poiss. See on minu arust üks kõige alus ja miks meil on hobuseid vaja ja ajaloost on ju kirjutatud isegi esimene ilmasõda ja teine ilmasõda, et siis kui väed jäid mudasse kinni oma masinatega ja istusid näljas, et oleks hobused olnud, oleks vähemalt midagi süüa olnud. aga rauda nagu nahka ei pane. Teine tähtis meie kultuur ja sümbolid ja kogu meie iseolemine taas, et üks selline hea vanem pilt, kus siis vankri ees Eesti raskeveo hobune ja siis taga saatmas Eesti hobune ja Tori hobune, et laulupeole mineke. Selline kena mustvalge pilt veel Virumaalt. Edasi, me ikkagi räägime siis nüüd juba hiljem, kui härjad lükati kõrvale, siis ikkagi paralleelselt hakati ka hobutööd tegema. Siin mul vanaisa juba niidab heina ja sellised poollooduslikud kooslused. Ja need hobused olid nii hästi nagu kasvatatud või seal ees rakendis, et vaadake, isegi sedelgat polnud vaja, nad lihtsalt vedasid ja nii ta toimetas. Ja kui ma oma talustki räägin, siis meie talus oli kogu aeg hobuseid, aga kui ma olin väike põnn, siis viimane hobune sealt viidi ära veel ja siis oli mingi 25 aastat vahet ja nüüd 20 aastat tagasi, nüüd neil ongi tähtpäev 2015, siis me abikaasaga 1995 tõime uuesti tallu siis esimese hobuse Heimtali hobusekasvatusest ja 2 järgmist hobust Eesti tõugu tulid siis Maret Kärdi farmist, et kes meile koeri ennem tutvustas, see proua. Ja seal on muidugi siis meie huljas Ennu Tšernjavski Virumaalt, ma kasutasin ka seda sama pilti, ma küsisin, et ma ikka vist ja see tundus nii tuttav ja lahe, et seal on Eesti raskeveo hobune juba siis veab jõuliselt juba palki metsast välja. Talle võib, kui on head tingimused, siis võib panna ka mitu palki taha ja Ennu Tšernjavski on selline ka aktivist, et ta ise selliseid riistapuid veel laseb teha ja siis selline meie abiline töömees. Kus on hobune oluline? Nagu ikka räägitakse vanast heast ajast, et ikka kirikusse sõideti ja siin ma ise siis sõidutangi meie oma külakirikusse pruutpaari ja Eesti raskeveo hobune on seal ees. Ja siis mina olen seal oma tõstama rahvariietes, et see on koht, kus hobuseid kasutada, et ma proovin teile siis anda oma mõtteid edasi, et mis ta niisama seal kuskil kükitab, see hobune, ta peab ikka tööd ka tegema, hobune on tööloom. Asendamatu talvistel taliteedel, et raskeveo hobune on jälle seal rakendatud ette ja ta ikka läheb läbi lumevaalude nii et muretult, et võtab traavi sisse ja läheb, kas seal on suured vaalud ees või on sile, et alati lähed läbi ja tee peale ei jää. Ja selle hobuse nimi on Naeratus, mu abikaasa pandud nimi hobusele. Siis lihtsalt lustimiseks, et parempoolsel on Eesti hobused, vasakpoolsel 2 raskeveo hobust, et lihtsalt tunda ennast mõisapreilina ja ratsutada, see peaks olema Kohala mõisas tehtud pilt siinpoolne kunagi aastaid tagasi ja parempoolne pilt on minu talumaade peal ja 2 võiku Eesti hobust peaks olema seal lustimas.
Siis loomulikult vanker, et horse and carriage, nagu ütlevad, et on see nagu abielu, ma ei hakanud sinna abieluga kirjutama, et mehe ja naise vahel on abielu, aga hobune ja vanker, see on ka nagu harmoneerub nagu abielu, et siin on jõuluvana või päkapikuriietes onukene sõidutab, et tookord oli nii vähe lund, alt oli maa, oli pehme, et me otsustasime ikkagi need sõidud teha vankriga, mitte reejalased oleks sisse vajunud isegi seal. Ja raskeveehobune ees ja sealpool siis torihobune sõidutamas sellist lõbusat seltskonda, et kuna me turismiga tegeleme, siis aga sama hästi võite te oma perega ja oma sõpradega nii palju sõita, kui tahate. Hobune kõige tüüpilisem, mis tänapäeval, kuhu me siis oma taluhobuseid kasutame, ka teie, kes te kõik, kellel on hobune ja soetage endal või ostke või küsige kingituseks. Raskeveehobune, vaadake, ta paneb mäest üles nii, et vuhin taga, ta ei ole mitte märjaks väga aetud, aga ta on, siin olid karjäärid ja siis ta seal suples natukene ja tõmbas omale vett kaela. Ja siis seal parempoolsel Eesti hobune ja torihobune, et kõik on ideaalsed hobused ratsutamiseks ja selliseks lustimiseks ja loodusteede peal. Siin ongi nüüd minu juures, et kui parempoolne, seal on üks teerada, me tuleme kolmekesi seal üks peaks olema araabia tõuguhobune, aga siis teised on kõik meie oma 3 tõugu ja siin hästi lahe selline metsarada, kus ma armastan ka oma kliente viia, ma ise pildistasin, aga siis taga tulevad riburada siin teised, et mis nagu välismaalt või ütleme Euroopast tulnud inimestele meie juures meeldib need metsloomarajad. Meil on selliseid liivaluiteid, seal Pärnu kandis on vana liivaluidete ala merekallas ja siis metsloomad on teinud tihtipeale omad rajad seal ja see on tõeline eksootika ja kui veel Männi metsas saad ratsutada, see on super. Ja sõitke ise, sõitke oma sõpradega, mina teen ainult propagandat teile. Ei tasu karta, et teid jäetakse üksi, kui te omale muretsete, mitte muretsege, ostate hobuse või teile kingitakse hobune. Et leidub seppasid, leiduvad vanad kogenud hobusemehed, seal ongi arutamas mingit tõuaretuslikku probleemi ilmselt. Andres Kallaste, Eesti hobusekasvatajate seltsi tõuaretusjuht ja siis hobusekasvataja Enno Tšernjavski. Et igal juhul te ei jää üksinda ja kui me siit nüüd edasi läheme, siis kus te seda, mis siis teha? Siis kõige vanem Eestis olev organisatsioon, kust midagi üldse küsida, Eesti hobusekasvatajate selts, ma siia ainult paar märget panin, et üldse, kui me räägime, siis me räägime Tori hobusekasvandusest 160 aastat tagasi, kus hakkas teadlik hobuste aretamine, ja siis juba 20. aastatel oma Eesti Vabariigis saadi aru, et meil on oma 3 tõugu, pandi paika postulaadid, vahepeal muidugi nõukogude aeg oma hea ja halvaga, aga 92. aastast saadik on siis taastatud need 3 oma tõu ja lisaks teiste tõuraamatute pidamine veel Eesti hobusekasvatajate seltsi poolt. Ja praegu, kui me räägimegi, siis 5 tõuraamatut peab siis Eesti hobusekasvatajate selts. Eesti hobune, torihobune, Eesti raskevedu, Trakeeni tõuguhobused ja araabia tõuguhobused. 1 minut. Ja koduleht on www.ehs.ee. Ja siis EHS siis korraldabki jõudluskatseid, et ma räägin, et miks hobust lihtsalt hoida endal, et väga lahe on käia temaga koos ikkagi ka jälgima, mis ta saavutab, natuke teda treenida. Siin on nüüd Eesti hobune ja seal raskeveehobune. Jõudluskatse koosneb, et 1000 meetrit sammus koos raskusega ja 1000 meetrit traavis. Ja siis veel lisaks, kes soovib, siis saab tõmmata sellist jõukatseid nagu raskusi. Ja kõik see töö annab tegelikult ka tulemusi, kui sa viitsid natuke mässata ja selliseid konkursse ja ülevaatuseid siinpool Ülenurmel ja teises kohas Eesti raskeveohobuste päeval, et need on nagu sellised sotsiaalsed suhtlemise kohad ka, et saada kokku ja lihtsalt vaadata. Meie oma hobused on täiesti konkurentsivõimelised, ma julgen öelda, et see on ka üks osa meie
kui meil on talus hobused, et käia nendel võistlustel, vaadata ja nautida seda, kas Saku Suurhallis, seal on toritõugu täkk Opaal hüppamas näiteks ja seal tagapool üks kollane Eesti hobune on õnneliku ratsutajaga just, et ja siis lõputuseks tundke rõõmu oma taluloomadest ja eriti hobustest, ja käige ühte sammu.